Tere, minu nimi on Nave. Mina olen CFC Jaak Moe suusakooli treener ning täna oleme tulnud rajale selleks, et rääkida klassikalisest tehnikast. Käsitleme siis paaristõukelist ja vahelduvtõukelist sõiduviisi. Vahelduvtõukelise sõiduviisi puhul jälgime, et liikumises oleks vastas käsi vastas jalg ning tagant tuleb jalg paiskuks hooga ette. Mõned juurde viivad harjutused vahelduvtõukelisele sõiduviisile. Üks nendest on ilma keppideta sõitmine. Paaristõuke puhul on oluline jälgida seda, et üks jalg oleks teisest klambri võrra eespool. Nii on lapsel parem tasakaalupind. Tõuke õppimise alustamist alustame hetkest, mil kepid ja käed moodustavad ühe sirge. Seejärel paiskame käed hooga ette, jälgides, et kindad oleks kerest eemal ja sooritame löögi saabaste kõrvale. Paaristõuke puhul on tähtis jälgida ka seda, et käte ette tõstmisel on raskus varvastel ning käte alla toomisel raskus kandadel. Käed tuleksid alla veidi ülalt poolt põlvi. Samuti tuleb silmas pidada seda, et kere ettekalle ei oleks liiga sügav. Klassikalise sõiduviisi puhul, kui tõusust ülesminek muutub keeruliseks, läheme üle eelkõige poolkäärsele tõusuviisile. Seejärel käärsele ning kui oleme väga suurtes raskustes, siis kasutame trepptõusu. Käär ja poolkäär tõusu puhul tuleb jälgida, et suusa sisekant oleks suunatud tõusuga risti. Vahelduva tõusuviisi puhul tuleb jälgida, et keha asend oleks tõusu suhtes võimalikult püsti, nii on võimalik raskus osutada otse suusale. Trepptõusu puhul suuname suuskade sisekandid liikumissuunas.